ega Eesti meestega suhtlemiseks peavad ju naised ka kavalad olema, neil peavad mingid strateegiad olema, sellepärast et Eesti mees on lihtsalt nii eksootiline loom, sa ei saa talle lihtsalt kohe peale lennata nagu. Sul on vaja ikka vaikselt punuda mingeid asju tema ümber ja nii. Ja mina olen näiteks oma lühikese eluea jooksul aru saanud, et kõige parem viis meestega toime tulemiseks on vaja nad segadusse ajada. Ehk siis ma võtan need asjad, mida mehed tavaliselt mulle ütlevad ja kasutan neid ennem, kui nemad seda teha jõuavad. Nii väike näide, ütleme, on esimene kohting, tekib esimene vaikusetk, siis ma ütlen tavaliselt, et noh, hakkame jooma või? Jep, ma teen seda. Ütleme, ja kui näiteks ütleme, et see õhtuke on kuhugile edasi arenenud ja näiteks me oleme taksos, teel kellegi juurde koju, siis ma ütlen tavaliselt, et ei, kuule, sa oled tõesti lahe kutt, aga sa saad aru, mina ei otsi püsisuhteid. Kes otsib? Mina, mitte. Kujutage ette naist, kes ütleb peale seksi, et ma ei tea. Ei, asi on nüüd sinus lihtsalt. Saru, ma pean mõtlema lihtsalt, sest et ma ei tea, ma olen nii segaduses. Pean vist maale ära minema. Mõtleme, et mis see elu on ja kes mina olen ja nii, kui juhtub, et see suhe, kui juhtub, et see suhe kuhugile edasi areneb, siis on headeks relvadeks sellised laused nagu ma ei tea, see käimine nagu, see ei ole päris minu teema, et ei, õhtuti vabalt võime kokku saada. I'm your baby. Kui lahe ma olen. Okei. Või siis näiteks, oota, üks variant on, või siis näiteks käest kinni hoidmine. Et ai, oota, see käest kinni hoidmine, see ei ole ka päris minu teema, et ai, purjus peaga. Jumal, okei. Täpselt nii see käib. Nii. Või siis, et kuule, ma mõtlesin, et kuidagi rutiinseks on kiskunud, et ma äkki järgmine kord võtan oma sõbranna kaasa, et äkki meil siis kolmekesi koos on huvitavam. Ma ei ütle seda tegelikult kunagi. Ma ütlesin, proovin natuke. Okei, aga kui ma selliseid asju ütlen, siis sajab mehed totaalselt segadusse, sest et see jutt peaks ju nende endi suust tulema. Ja siis reaktsioonid sellele on ei, ma tahan ainult sinuga olla. Või siis, et kui meie oleme koos, siis me oleme koos. Päriselt. Või näiteks, et kuule, mul hakkab imelikku see sükest juttu räägida, mis mina olen sulle nagu mingi seksobjekt või? Või siis kõige klassikalisem, et kuule, oota, kuhu sa põrutad niimoodi? Kuule, me võiksime Kaie peaga kunagi kokku saada ju. Ma ei usada ennast, kui ma purjus olen. Võiksime mingi, ma ei tea, kohtingule minna või lihtsalt rääkida nagu natukene. Ja siis ma teen mõttes, yes!